Tere, mina olen Kadri Palo, olen Ida-Tallinna Keskhaigla naistearst ja räägin täna rasestumisvastastest vahenditest. Igal naisel on õigus otsustada ise, kas, millal ja kui palju ta lapsi soovib. Tänapäeval on olemas erinevaid rasestumisvastaseid vahendeid ning koostöös patsiendiga tuleb välja valida tema vajadustele kõige paremini sobiv meetod. Oluline on selle juures arvestada, mida patsient soovib, kui pikaks ajaks ta seda vajab, millist lisakasu ta võiks antud meetodist saada ja et ei esineks vastunäidustusi. Valdav enamus rasestumisvastastest vahenditest on ohutud enamikele naistele, kuid siiski tuleb arvesse võtta esineda võivaid erisusi. Seetõttu peab olema nõustamine individuaalne, visiidil tuleb läbi arutada eelnevalt olnud haigused ja samuti ka perekondlik taust. Rasestumisvastase vahendi sobivuse hindamiseks soovitatakse kasutada ülemaailmse tervishoiuorganisatsiooni meditsiinilise lubatavuse kriteeriume. Need jagatakse 4. Esimene klass on see, kus piiranguid ja rasestumisvastase meetodi kasutamiseks ei ole. Teine klass, kus hüved kaaluvad üle võimalikud riskid. 3. Võimalikud riskid on suuremad kui rasestumisvastase meetodi eelised, see tähendab, et üldreeglina tuleks eelistada alternatiivset meetodit. Vajadusel koos patsiendi teadusliku nõusolekuga võib kasutada seda meetodit ettevaatusega. Ja 4. klass on siis see, kus selline rasestumisvastane meetod on absoluutselt vastunäidustatud ehk kasutamisel saadavad terviseriskid ei ole aktsepteeritavad. Rasestumisvastaste vahendite efektiivsust mõõdetakse Pearli indeksiga. See näitab raseduste arvu 100 naise kohta esimese kasutamise aasta jooksul. Mida suurem Pearli indeks on, seda väiksema efektiivsusega on rasestumisvastane vahend ja seda suurem võimalus on seda meetodit kasutades soovimatult rasestuda. Pearli indeksi efektiivsus sõltub ka suuresti kasutajast. Tabelis on see indeks ära toodud nii korrektse kui ka tüüpilise kasutamise korral. Rasestumisvastased vahendid jagunevad laias laastus hormonaalseteks vahenditeks ja mittehormonaalseteks vahenditeks. Hormonaalsete vahendite alla kuuluvad siis kombineeritud rasestumisvastased vahendid nagu pillid, tupperõngas, plaaster, ainult progestageeni sisaldavad vahendid, nii-öelda minipillid, nahaalune implantaat, emakasisesed hormonaalsed vahendid, lihasesisene süst. Siia kuuluvad ka hormonaalsed SOS-pillid. Mittehormonaalsete vahendite hulka kuuluvad kondoomid, metalliga emakasisene vahend, niinimetatud tavaline spiraal, steriliseerimine, kalendermeetod, katkestatud suguühe ja spermitsiidid. Räägime kombineeritud hormonaalsetest rasestumisvastastest vahenditest. Nad sisaldavad madalas doosis 2 naissugu hormooni, östrogeeni ja progestageeni. Rasestumisvastase toime annab progestageen, östrogeen annab hea menstratsioonitsükli kontrolli. Erinevates preparaatides on erinev progestageenne komponent, mistõttu see annab võimaluse valida kasutajale sobivaim. Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite manustamisviisi on 3. Suukaudne ehk pillid, tuppekaudne ehk tupperõngas ja nahakaudne ehk plaaster. Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kõik manustamisviisid on soovimatu raseduse vältimiseks väga efektiivsed ja korrektse kasutamise korral on kaitse ligi 100%. Nende toimemehhanismiks on ovulatsiooni toimumise takistamine, emakakaela lima muudetakse tihkemaks ja sellega spermatosoididele raskemini läbitavaks ja emaka limaskest muutub õhemaks. Pärast kasutamise lõpetamist taastub viljakus kiiresti. Kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamisel on ka hüved. Neil on väga hea rasestumisvastane toime, kaasa arvatud ka emakavälise raseduse vältimiseks. Neid on mugav kasutada, nad ei ole seatud seksuaalvahekorraga, menstratsioonid on lühemad, valutumad ja vähema verega, nad on taaspöörduvad, aitavad kaasa akne vähendamisele. Lisaks vähendavad nad emaka limaskesta, munasarjade ja soole pahaloomuliste kasvajate esinemissagedust, vähendavad healoomuliste munasarja kasvajate ja healoomuliste rinnanäärme kasvajate teket, samuti langeb väikese vaagna põletikuliste haiguste esinemissagedus. Iga ravimiga võivad kaasneda ka kõrvaltoimed ja kombineeritud hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kõrvaltoimeteks on järgmised. Kasutamise alguses võib esineda rindade hellust, iiveldust, puhitustunnet, ebaregulaarset veritsust.
Need tavapäraselt mööduvad esimeste kasutuskuude jooksul. Võivad tekkida ka meeleolu ja seksuaalfunktsiooni kõikumised. Väga palju kardetakse, et nende kasutamine tõstab kehakaalu, kuid ei ole tõenduspõhisust, et kombineeritud hormonaalsete rasestamisvastaste vahendite kasutamine tõstaks kehakaalu. Ja tekkida võivad kõrvaltoimed sõltuvad vahendites kasutatavate hormoonide tüüpidest ja doosi suurusest. Kasutamisel võivad tekkida ka riskid. Süvaveeni tromboosi ja kopsuarteri trombemboolia riski tõus ja seda just esimeste kasutuskuude jooksul. Samas on see väga harv ja tuleb meeles pidada, et naisel rasedusega ja sünnitusjärgse perioodiga kaasnev tromboosirisk on suurem kui kasutades kombineeritud hormonaalseid rasestamisvastaseid vahendeid. Üliharva on südame-veresoonkonna haiguste tõus. Rinnavähi tekkerisk on praeguseks seatud kahtluse alla, pigem on see seotud suitsetamise, alkoholi kuritarvitamise ja ülekaaluga. Kuidas neid kasutama peaks? Pille tuleb võtta igal päeval ühel ja samal kellaajal. Enamuste pillide puhul võetakse 21 päeva hormooni, seejärel on 7 päeva hormoonivaba. 8. päeval alustatakse uuesti. Osadel markidel on ka 28 pilli, millest siis 7 on ilma hormoonita, et vältida pillide unustamist. On ka tsükliga 24+4 päeva, kus 24 päeva võetakse hormooni ja 4 päeva võetakse hormoonivaba pilli. Võtma võib neid hakata menstruaaltsükli igal päeval, eelistatavalt tsükli 1.–5. päevani, sest siis ei ole hilisemalt lisakaitset vaja. Hilisemal võtmisel tuleb esimesed 5 päeva kasutada lisakaitset kondoomi näol ning kui on enne olnud kaitsmata vahekord, siis tuleb arvestada ka raseduse võimalusega ja vajadusel teha rasedustest. Pakendites on olemas infoleht, kus on kirjas, kuidas käituda unustamise korral, mis sõltub sellest, millisel tsüklipäeval see juhtus. Plaastrit vahetatakse iga 7 päeva tagant. Kokku kasutatakse 21 päeva ning siis on 7 päeva plaastrivaba. Skeemil on näidatud põhilised kohad, kuhu plaastrit kleepida võib. Ta asetatakse karvadega katmata kuivale puhtale kreemitamata naha pinnale. Plaaster duši all, vannis, saunas ujumas käies naha pealt maha ei tule, liim on väga tugev. Soovitatakse siiski mitte panna plaastrit täpselt samale eelmise plaastri kohale, kuid võib saa kasutada sama piirkonda, et ei tekiks liiminäritust. Tupperõngas pannakse tuppe 29 päevaks, siis rõngas eemaldatakse ning 7 hormoonivaba päeva järel paigaldatakse uus rõngas. Naistel, kes on harjunud tampoone kasutama, on rõnga paigaldamine väga lihtne. Väga tugeva kõhulahtisuse korral, mis kestab 2 ööpäeva või oksendamise korral 2 tunni jooksul pärast pillide võtmist, võivad pillide toimeained seedetraktis mitte imenduda ja sellisel juhul tuleb jätkata pillide võtmist ja järgneva 7 päeva jooksul kasutada lisakaitsena kondoomi. Plaastrid ja tupperõngas toimivad ka seedehäirete korral, kuna nende puhul toimeained ei läbi seedetrakti. Minipillid ehk vaid progestageeni sisaldavad pillid. Nende toimemehhanism seisneb ovulatsiooni pärssimises. Lisaks muudavad nad samuti emakakaela lima paksemaks ja spermatosoididele halvemini läbistavamaks ja emakal jamas kesta õhemaks. Kuna nad ei sisalda östrogeeni, siis sobivad nad nendele inimestele ka, kes östrogeeni manustada ei soovi või kellele see on vastunäidustatud. Progestageeni sisaldavad pillid on korrektsel kasutamisel sama efektiivsed kui kombineeritud hormonaalsed vahendid ehk ligi 100% ja ka nende kasutamise lõpetamisel taastub viljakus kiiresti. Nad on väga hea rasestamisvastase toimega, ka samuti emakavälise raseduse vältimiseks. Nad on mugav kasutada, ei ole seotud seksuaalvahekorraga, nad on lubatud paljude haigusseisundite korral, mille puhul kombineeritud hormonaalsed rasestamisvastased vahendid kui ka emakasisest vahendit näiteks kasutada ei saa. Neid on lubatud kasutada rinnaga toitmise ajal ja nad on taas pöörduvad. Kui enne on suuremaid plaanitavaid operatsioone tuleb kombineeritud pillide kasutamine lõpetada, siis minipillide kasutamist võib jätkata. Nad aitavad vähendada menstruatsiooniaegset veritsust ja valulikke menstruatsioone. Samuti võivad nad olla abiks premenstruaalse sündroomi korral, vähendada menstruatsioonide ajal tekkivat peavalu ja migreeni. Kõrvaltoimetena märgitakse ära rindade ellus, akne teke või süvenemine,
funktsionaalsete munasarjasüstide tekke, mis ise taanduvad ja muutused veritsusprofiilis, mis omakorda on ohutud ja mööduv. Võivad esineda ebaregulaarsed määrimised, mõnel jäävad menstruatsioonid täiesti ära. Naine ei pea menstrueerima, kui ta ei soovi jääda rasedaks. Minipille võetakse igapäevaselt samuti ühel ja samal ajal, kuid ilma 7-päevaste pausideta. Kui pille hakatakse võtma menstruaaltsükli esimese 5 päeva jooksul, siis algab rasestumisvastane toime koheselt. Kui pille hakata menstruaaltsükli jooksul hiljem, siis tuleks 7 päeva kasutada lisakaitset ning kui on enne olnud kaitsmata vahekord, siis tuleb arvestada ka raseduse võimalusega ja vajadusel teha rasedustest. Samuti nagu kombineeritud preparaatide korral võivad kõhulahtisuse oksendamise korral pillide toimeained seedetraktis mitte imenduda. Sel juhul tuleb jätkata pillide võtmist ja järgneva 7 päeva jooksul kasutada lisakaitsena kondoomi. Pakendites on olemas infoleht, kus on kirjas, kuidas käituda unustamise korral. See sõltub sellest, millisel tsüklipäeval see juhtub. Pikatoimelised pöörduvad rasestamisvastased vahendid. Siia nende hulka kuuluvad siis spiraalid, vaskspiraal ehk nõnda nimetatud tavaline spiraal, emakasisene süsteem ehk hormoonspiraal. Neid on 3 sorti. 8 aastaks, 5 aastaks ja 3 aastaks. Lisaks veel rasestumisvastane nahaalune implantaat Nexplanon, mis asetatakse 3 aastaks. Neil on omad eelised, neil on väga hea rasestumisvastane kaitse, nad ei sõltu kasutajast, ei pea meeles pidama, peale eemaldamist taastub viljakus kiiresti, nad on kuluefektiivsemad aastate lõikes ja sobivad paljudele naistele, sealhulgas ka noortele sünnitamata naistele ja neile, kellele ei sobi hormonaalsed kontratseptiivid. Neil on puudused, neid paigaldab ja eemaldab vaid arst, enne spiraalide paigaldamist on vaja teha vastavad analüüsid, ka vajadusel rasedustest. Ühekordne väljaminek on suurem, kõrvaltoimena võivad tekkida muutused veritsusprofiilis ja see ei pruugi kõigile sobida. Tavalise spiraali puhul võivad menstruatsioonid muutuda pikemaks, valulikumaks ja vererohkemaks. Hormoonspiraali ja implantaadi puhul võib esineda sagedast ebaregulaarset veritsust, kui menstruatsioonid võivad ka kasutamise ajaks lõppeda. Need taastuvad peale vahendi eemaldamist. Tavalise spiraali toime põhineb aseioonidel, mis takistavad seemnerakkude liikumist emakas ja seeläbi ei viljastata munarakku. Lisaks takistab ka juba viljastunud munaraku kinnitumist emaka seinale. Tavaline spiraal sobib enamikule naistest. Ta ei sisalda hormooni, mis tõttu sobib ka neile, kes mingil põhjusel ei tohi või ei soovi hormooni sisaldavaid vahendeid kasutada. Seda võib kasutada ka rinnaga toitmise ajal. Ta on väheste kõrvaltoimetega ja hästi talutav, omab paikset toimet. Hormoonspiraali toime on põhiliselt paikne. Ta muudab emaka limaskesta õhukeseks, nii et viljastunud munarakul ei ole võimalik emaka seinale kinnituda. Samuti muudab ta emakapäela lima paksemaks ja mõningatel juhtudel pärsib ka ovulatsiooni. Nagu ka minipillid, siis sisaldab ta vaid ühte naissuguhormooni, progestageeni, mis tõttu on sobilik ka naistele, kes mingil põhjusel ei tohi või ei soovi kasutada östrogeeni. Samuti võib teda kasutada rinnaga toitmise ajal. Sobib naistele, kellel on vererohked ja valulikud menstruatsioonid, kuna ta vähendab antud probleeme. Spiraale võib paigaldada kogu menstruatsioonitsükli ajal. Vajadusel tuleb eelnevalt teha rasedustest. Peale spiraali paigaldamist ei tohiks 3 päeva kasutada tampoone, menstruaalanumat, elada seksuaalelu, minna vannisauna ja ujuma. Harvadel juhtudel on võimalik nii vask kui ka hormoonspiraali iseeneslik väljumine või paigaldamise ajal emaka seina läbistamine. Seda võib juhtuda 1500 spiraali paigaldamise kohta. Kui pärast spiraali paigaldamist tekib haisev voolus tupest või tugev verejooks, kõhuvalu palavik, siis tuleks kindlasti pöörduda naiste arsti juurde kontrolli. Rasestumisvastane nahaalune implantaat Nexplanon. Korrektsel kasutamisel peetakse seda kõige tõhusamaks rasestumisvastaseks vahendiks. Ta sisaldab progestageeni, mis vabaneb implantaadist järk-järgult. Peamine toimemehhanism seisneb ovulatsiooni pärssimiseks, lisaks muudab ta emakapäela lima paksemaks ja emaka limaskesta õhemaks. Eelised ja puudused on samad, mis hormoonspiraalil. Implantaadi paigaldab ja eemaldab vastava väljaõppe saanud arst. See paigaldatakse vaikset tumestust kasutades spetsiaalse paigaldussüstla abil õlavarre siseküljele naha alla. Implantaat võib õlavarres olla kuni 3 aastat.
Implantaat eemaldatakse uuesti vaikse tuimestusega väikese nahalõike abil. Võib vajada paari õmblust peale seda. Lihasesihene süst ehk Depo-Provera. Seda tehakse iga 3 kuu tagant. Ta on väga hea rasestumisvastase toimega, kuid tal on palju ebasoodsaid kõrvaltoimeid, kaalutõus, luutiheduse vähenemine, kuumahoogude tekke, veritsused, tursed. Kahjuks ei saa seda toimet peale manustamist peatada ja kõrvaltoimed kaovad kusagil 3 kuu jooksul. Fertiilsus taastub kuni aasta jooksul. Praegu ei ole enam Eestis teda rasestumisvastase vahendina müügil. Teised rasestumisvastased meetodid. Siia kuuluvad siis meeste kondoom, naiste kondoome ja Bessare ei ole Eestis müügil, kalendermeetod, spermitsiidid, katkestatud suguühe, topeltkaitse ehk double touch meetod, hädaabi kontratseptsioon, võimaluseks on ka naise või mehe sterilisatsioon. Meeste kondoom on oma olemuselt barjäärimeetod, ta takistab mehaaniliselt seemnerakkude pääsu naise suguteedesse. Kondoom on ainukene vahend, mis vähendab oluliselt tõenäosust nakatuda seksuaalsel teel levivatesse nakkustesse. Korrektsel kasutamisel on adekvaatne rasestumisvastane kaitse. Ta on kergesti kättesaadav ja odav, puuduvad igasugused meditsiinilised vastunäidustused ja kõrvaltoimed, välja arvatud üliharva esinev allergia lateksi vastu. Meeste kondoom kaitseb ka emakakaelavähi vastu. Ja samuti võimaldab ta meespartneril võtta vastutuse rasestumisvastase kaitse ja nakkustest hoidumise eest. Kuid peab arvestama kasutusvigadest tekkiva suurema rasestumise nakkusohuga. Suguelundite kokkupuude enne ja pärast kondoomi kasutamist, kondoomi mahalibisemine erektsiooni möödudes, mehaanilisest või keemilisest kahjustusest tingitud kondoomi rebenemine. Kondoomide kasutamisel tohib kasutada vaid veebaasil libestit. Õlibaasil libeste võib muuta kondoomi hapramaks ja see võib puruneda. Sama võib juhtuda ka aegunud kondoomiga, et kõlblikkust tuleks kindlasti kontrollida eelnevalt. Topeltkaitse ehk double touch meetod on kõige turvalisema seksuaalvahekorra tagamiseks, kus raseduse ennetamiseks kasutatakse väga tõhusat muud rasestumisvastast vahendit, näiteks pille ja suguhaiguste eest kaitsemiseks lisaks veel kondoom. Meetod sobib hästi noortele ja neile, kellel on uus partner või rohkem kui üks partner. Lisaks on Eesti Vabariigis võimalik ka steriliseerida, mida kasutatakse nii naiste kui ka meeste puhul. Naistele eemaldatakse operatsiooni käigus munajohad, nii emakas kui munasarjad jäävad alles ning menstruatsioonitsükliga muutuseid ei ole. Meestel tehakse vasektoomia, mille käigus lõigatakse läbi seemnejuhad, et spermatosoide ei satuks ejakulaati. Vasektoomia järgselt seksuaalfunktsioon ei muutu. Eesti Vabariigis kehtib raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus, mille 3. peatükis olev paragrahv 19 on steriliseerimise vabatahtlikkus. Isikut võib steriliseerida üksnes tema enda soovil. Sooviavaldus steriliseerimiseks peab olema vormistatud kirjalikult. Täisealist piiratud teovõimega isikut võib steriliseerida, kui esineb vähemalt üks tingimus käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3, 4, 5 või 6 toodud juhtudest. Täisealist teovõimelist isikut võib steriliseerida, kui esineb vähemalt üks järgmistest tingimustest. Isikul on vähemalt 3 last, isik on vanem kui 35-aastane, rasedus ohustab naise tervist. Muud rasestumisvastased vahendid on vastunäidustatud, isikul on oht saada raske vaimse või kehalise tervise kahjustusega laps, isiku haigus või tervisega seotud probleem takistab lapse kasvatamist. Seadus kehtib nii naise kui ka mehe steriliseerimise korral. Nõusoleku akt tuleb allkirjastada vähemalt 1 kuu enne operatsiooni. Steriliseerimine ei ole tagasipööratav. On olemas ka selline asi nagu hädaabi kontratseptsioon ehk SOS-pillid, mida kasutatakse seksuaalvahekorra järgselt. Õigesti kasutatuna on see ohutu meetod raseduse vältimiseks, kuid see pole sobiv pidevaks kasutamiseks. Pille saab osta apteegist ilma arsti retseptita. Neid võib kasutada ka rinnaga toitmise ajal, neil on vähe kõrvaltoimeid ja vastunäidustusi. SOS-pillid ei kaitse suguhaiguste eest, nad on ka muude vahenditega võrreldes kallimad. Samuti võivad nad põhjustada ebaregulaarset veritsust, mis küll on ohutu, kuid häirib. Apteekides on olemas erinevaid SOS-pille, mille toimeaine sisaldus ja ka kasutamise aeg on erinevad. Kindlasti tuleb jälgida infolehel olevat skeemi.
Hädaabi kontratseptsioonides kasutatakse suukaudselt ulibristaalatsetaati ja levonorgestreeli, mis mõlemad takistavad ovulatsiooni. Peab ära markima, et need ei ole aborditabletid. Levonorgestreel pärsib ovulatsiooni, ta blokeerib luteiniseeriva hormooni sööstu, sellega ta inhibeerib folliiklite arengut ja munaraku vabastamist või lükkab sellega ovulatsiooni edasi. Ulibristaalatsetaat lükkab edasi ovulatsiooni ka siis, kui luteiniseeriva hormooni tõus on alanud, mis tõttu on toime parem. Kumbki preparaat ei pärsi ovulatsiooni sel juhul, kui nad on võetud luteiniseeriva hormooni nõndanimetatud piikpäeval või peale seda. Samuti ei hoia nad ära raseduse implanteerumist. Kumbki ei sekku viljastatud munaraku implantatsiooni ega kahjusta juba olemasolevat rasedust. Ulibristaalatsetaat on selektiivne progestiinretseptori modulaator ehk antiprogestiin. Doosi 30 milligrammi võib kasutada kuni 120 tundi ehk kuni 5 päeva pärast vahekorda. Levonorgestreeli doosi 1,5 milligrammi tuleb kasutada kuni 72 tunni jooksul peale kaitsmata vahekorda. Nende efektiivsus on ulibristaalatsetaadil 1,8% ja levonorgestreelil 2,6%. Samuti sõltuvad SOS-pillid kehamassi indeksist, sellest, kui ruttu tablett võetakse ja kas jätkatakse edasi peale tableti võtmist. Kui tekib oksendamine 3 tunni jooksul peale tableti võtmist, siis soovitatakse korrata doosi. Samuti kasutatakse ka spiraale hädaabi kontratseptsiooniks. Tavalise spiraali tõhusus hädaabi kontratseptsiooniks on kuni 99%, kuid paigaldada tuleb see 5 päeva jooksul peale kaitsmata vahekorda. Tema toimelmehhanism põhineb tavalise spiraali rasestumisvastastel omadustel. Hormoonspiraalidest sobib siiski vaid Mirena, kuna sellel on suurem hormoonisisaldus võrreldes teiste hormoonspiraalidega. Kasutatakse ka Belender-meetodit või keha basaaltemperatuuri mõõtmist. Siia alla kuulub ka viljakusmonitor, kuid need meetodid sobivad vaid väga regulaarse menstruaaltsükliga naisele, kellel ei ole kogemata rasestumise vastu midagi. Samuti ei anna piisavalt kaitset soovimatu rasestumise eest permitsiidid ja katkestatud suguühe. Rasestumisvastaseid vahendeid, ka hormonaalseid vahendeid võib ilma pausideta kasutada alates esimesest menstruatsioonist kuni menopausini. Vajadusel riskitegurite ja kõrvaltoimete tekkel saab meetodit vahetada. Nad ei suurenda viljatuse riski, tavaliselt taastub naisele omane viljakus paari menstruaaltsükliga. Aitäh kuulamast!